enne kui ma Q&A-d alustan, siis ma tahan tänada teid 1000 tellija eest. See on väga lahe, esiteks, ja teiseks see on nagu väga suur arv selles mõttes, et Eesti kohta vähemalt või nii. Üks asi veel, et kõik need küsimused, kui vana sa oled ja mis su päris nimi on, neile ma ei vasta siin videos, sest et ma olen juba striimi ajal vastanud, kui vana ma olen. Ja mis vahet seal on, mis mu päris nimi on? See ei ole tähtis teile, miks teil seda vaja teada on? Aga jah, suundume nüüd Q&A-sse. Kas sa hakkad rohkem videosid tegema? Mis on su arvutispekid? Ma panen need ekraanile, et need on need spekid sellele arvutile, mis ma saan üsna pea. Et ma saan kohe uue arvuti, nii et ma ei tea, miks mitte siis panna juba need uued spekid sinna ekraanile. Mis konsool sul on, kui on? Mul on PlayStation 1 Slim ja PlayStation 2 Slim. Mis on su lemmikmäng? Vist GTA 5, sest et seal on nagu kõige rohkem teha ja seal on sõpradega kõige mõnusam aega veeta ja seal on lihtsalt nii palju teha ja lõbus, noh. Mis on selle aasta oodatum mäng? Ma isegi ei tea, sest et nagu suhteliselt need kõige uuemad AAA title'id tulid eelmine aasta välja, nagu ma ei tea, Battlefield 1 ja uuem Call of Duty ja mis iganes. Lihtsalt ma ei tea, vaevalt, et mingi GTA 6 välja tuleb 2017 aastal. Kas Call of Duty või Battlefield? Minu arust Battlefield, kuna alguses, siis kui oli mingi Black Ops 2 ja Ghosts väljas, siis mulle meeldis Call of Duty rohkem, kuna ma olin seda rohkem mänginud ka. Ja nüüd, kui Battlefield tegi sükse comebacki kuidagi nagu Battlefield 1-ga ja õrnis niimoodi respekti, siis põhiliselt nüüd ma valin Battlefieldi üle Call of Duty, kuna Call of Duty tegi sükse vea lihtsalt hiljuti, nii et oksel ajab. Mis telefon sul on? Mul on Samsung Galaxy J5 2016. aasta oma. Mis on su videote tegemisel juures kõige raskem? Minu arust kõige raskem on nagu see story nagu paika saada, skripti tegemine. Ma nagu teen skripti põhiliselt selle jaoks, et lihtsalt nagu, et meelde tuletada ja refreshida oma nagu mõtteid, nagu mis ma siis räägin nagu selles loos. Aga minu arust kõige raskem on nagu see nagu loo kokku panemine, kuidas nagu teile seda selgitada, niimoodi, et aru saaksite hästi. Su nimi Juss? Ei. Mu nimi on Kas face reveal tuleb kunagi? No ma põhiliselt tegin juba face reveali enda hiljutises Storytime'is või nii. See nädalavahetus koos DMX ja Pokipünniga seal videos. Auto nagu klaasipeegeldusest on vahepeal mu nägu näha ja ma põhiliselt näitasin ennast ka, aga mitte oma nägu päris. Ja HD Taneli sellesse IMAX-i kinovideos on ka seda näha. Kas autogrammi saaks? Loomulikult saab, ega ma ammusta ju. Kas McDonald's või Hesburger? Minu arust nad on põhiliselt sama head, kuigi mul meeldib Hesburgeris rohkem need burgerid. Seal on see burgeri kaste olemas, nii et see on nagu minu eelis. Ja ma ei tea, näiteks Mac'is on paremad nuggetid ja seal on nagu suurem valik on Mac'is. Kuigi, ma ei tea, ma mõnes mõttes eelistan Hesburgerit, kuna lihtsalt see nende burgerite pärast. Kas tulevikus teed niisuguseid Storytime striime ka Twitch'is? Ma arvan, et ma ei striimi nagu Twitch'is kohe kindlasti kunagi, sest et YouTube'is tuleb teile kõigile notification, kes on mulle subscribe'inud ja nagu YouTube'is on lihtsam ka seda minu arust teha. Ning ma ei tea, selle striimimise kohta Storytime, ma ei tea, sest et kui ma striimin, siis näiteks räägin mingit lugu või mis iganes ja siis poole pealt keegi nagu tuleb striimi, siis on kohe lahti see, et mis toimub, millest sa räägid, alusta otsast peale ja siis ma ei tea, sellepärast ma kuidagi ei arva, et see oleks nagu eriti hea idee. Kuigi ma ei tea, lihtsalt striimi ajal ma võin teile ikka mingeid lugusid rääkida, kui ma striimin. Mis teeksid, kui YouTube'i ei oleks? Ma arvan, et ma passiks kodus ja käiks niisama võib-olla õues või ma ei tea, üldiselt lihtsalt ma arvan, et ma passiks lihtsalt kodus, sest et mul ei ole midagi otseselt teha. Ja kui YouTube ei oleks, siis ma võib-olla oleks mingisugune teine nagu platvorm, kuhu uploadida enda nagu videosid, siis ma arvan, et ma teeks seal võib-olla või midagi, mis iganes. Kas sa oled enda arust pro player? Ma ei tea, mitte väga. Kas te olete seda Narkarit veel näinud? Ei ole kusjuures, ta põhiliselt kadus ära pärast seda, kui mu isa temaga tegeles. Kas DMX on hea sõber? Hea küll, on ikka jah, loomulikult on, selles mõttes, et temaga on lõbus vahepeal mingi niisama chillida nagu päriselus ja temaga on mõnus koos mängida ja niisama juttu puhuda ja mis iganes. Jah, ütleks küll, et on.
mis on sinu suurim iseloom? Ma arvan, et see, et kui ma olen mingis grupis või midagi või mis iganes, siis ma kogu aeg olen siukse nagu naljameeleoluga või nagu, ma ei tea, ma olen lihtsalt põhiliselt see naljamees või nii. Kas sulle meeldivad kõik papagoid või ainult nümfkakaduud? Mulle meeldivad absoluutselt kõik papagoid, selles mõttes, et mulle meeldivad mõned isegi rohkem kui nümfkakaduud, kuigi kuna mul endal on nümfkakadu, siis loomulikult nümfkakadu on minu arust praegu põhiliselt parim. Kas ma võin su Minecrafti kasvu ära häkkida? Ei, kas sa tahaksid oma fännidega kohtuda? Ma arvan, et võiks, aga ma ei tea, kui ma mingi meet-up'i planeeriks, siis ma ei tea, mida koos teha või nii. Selles mõttes, et see oleks lahe, aga mõnes mõttes pointless. Kas sa oled kunagi kakelnud? Põhimõtteliselt, aga mitte nagu sellises, kus see teine inimene oleks minu tugevune või minust tugevam. Selles mõttes, et see põhiline kaklus või nii, mis ma olen olnud, on selle kõige lollima sõbraga, mis ma selles videos rääkisin, selles videos kõige lollim sõber eales. Temaga ma olen nagu kakelnud, lihtsalt vahepeal natuke annan talle pekse, sellepärast et ta käib närvidele või midagi. Ja ta loomulikult üritab nagu tagasi kakelda natuke või lüüa või mis iganes. Ja siis ma ei tea, kui kaklusena see loeb, aga mitte, ma otseselt ei ole reaalses kakluses olnud. Kust said inspiratsiooni teha storytime videosid? Põhiliselt sellest, et ma mõtlesin nagu toopikale, mis nagu ei ole Eestis veel olemas nagu YouTube'is, et lihtsalt mõtlesin, et kommentaari on olemas, mis veel, mingi vlogid on olemas. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et on olemas siuke asi nagu storytime, et nagu näiteks ma mõtlesin välismaa YouTuberite peale nagu The Odd Ones Out ja Luna. Ja siis ma mõtlesin, et võiks Eestis seda teha. Kas sul on karvased kulmud? Jaa, loomulikult on, kellel ei oleks. Lemmiklaul. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Kuidas Aura elab? Hästi, ta praegu siin sööb ja segab minu rekordimist, et kui te kuulete midagi, siis vabandage. Aga jah, ta elab väga hästi ja on rõõmus ja nagu tavaline lind ikka. Mis mikker sul on? Mul on mikri mudel on BM800, aga ma ei tea täpselt, mis tootja poolt või mis firma poolt mul on, nii et selle koha pealt ma ei oska aidata. Aga mul on kondenser mikrofon BM800, et ma ei tea, kui sa tahad endale osta, siis mingi otsi Amazonist või eBayst. Terraria või Minecraft? Minu arust Terraria, kuna seal on nagu rohkem tegemist, seal on nagu huvitavam, ma ei tea, story või nii, või mitte päris story, põhiliselt nagu backstory või nii. Kas teeksid vloge? Ma ei usu väga, sest et mul ei ole head kaamerat ja ma arvan, et mul ei ole midagi, otseselt ei juhtu elus midagi sellist, et ma tahaks vlogida seda. Ja ma arvan, et kui ma kaamera isegi saan endale, siis ma teen facecamiga storytime videosid. Et jah, see on nagu minu mõte, et kui ma saan endale kaamera, siis ma teen facecamiga storytime'e. Mis on sinu kõige hullem asi, mis on sinuga juhtunud? See vist ongi see narkomaani lugu, mis ma tegin, see vene narkomaan, kes meile siia külla tuli. See oli nagu tõsiselt õudne ja me põhiliselt ei julgenudki nagu helistada politseisse, kuna me mõtlesime, et äkki ta mingi tuleb meile kallale või midagi. Ja me olime ka päris noored ka, siis nii et jah. Kas ananas käib pitsa peale? Jaa, muidugi seda teeb pitsa hästi mahlaseks ja mõnusaks natuke annab sukest magusat maitset ka juurde. Kelleks tahtsid väiksena saada? Ma tahtsin kunagi politseiks hakata, kuna see tundus siuke poisilik töö või nii. Ma ei tea, miks ma tahtsin politseiks hakata. Kahekesi või mitmekesi? Minu arust on kahekesi nagu chillim olla või nii, vaata nagu kui sa oled kellegi juures, siis nagu, kui sa oled kellegi juures ööseks, siis nagu kahekesi on nagu mõnusam olla, sest et sa saad nagu rahulikult koos rääkida, ei ole nagu mingit vaidlust, ei teki nii suurt ja ma ei tea, lihtsalt kahekesi on kuidagi parem mõnes mõttes, aga mitmekesi loomulikult on lõbusam õues käia ja vahepeal mingi ülisuur sleepover teha. Kui palju tahaksid subscribereid? Mul ei ole nagu otseselt vajadus saada juurde, mul lihtsalt, ma ei tea, ma nagu kui neid juurde tekib, neid subscribereid, siis see on nagu lahe ja kõik, aga mul ei ole otseselt vaja neid juurde saada ja nagu ma ei oska öelda mingit arvu, mida ma tahaks nagu hittida või mis iganes. Kas facecam videosid teed? Võib-olla siis, kui ma saan endale kaamera kunagi, et siis ma võib-olla teeks facecam storytime kuidagi mingit moodi, ma ei tea kuidas, aga võib-olla. Mitu looma sul on? Mul on, rott, madu, aura siis, koer ja kass, ehk siis 5, mul on 5 looma.
noh, 5 kodulooma siis. kuidas said tuttavaks T-Maxi ja Pokepiniga? Alustame Pokepinist. Pokepini on minu päriselus siis minu sõber olnud esimesest klassist peale, et kui me kooli läksime, me olime kohe nagu tutvusime ja mis iganes ja hakkasime juba õues käima ja mis iganes, noh jah, nagu me hakkasime nagu esimesest klassist peale juba sõpradeks. Ja T-Maxiga on lugu niimoodi, et Pokepini sai temaga tuttavaks mingi vist eestlaste kolmnurgas või midagi ja Pokemini on minu sõber, nii et lõpuks kuidagi sattusime ninapidi kokku mingi Discordis T-Maxiga ja siis vist niimoodi saimegi kuidagi sõpradeks. Mis videosid plaanid tulevikus? Ma arvan, et ikkagi storytime videosid, sest et noh, mulle meeldib esiteks neid teha ja teiseks mul ei ole otseselt midagi muud, mida teha ja kui ma peaksin storytime'ist mingi, ma ei tea, ära tüdinema, siis mõtlen midagi muud teha või siis mitte teha lihtsalt. Kui sul oleks võimalus mingi välismaa YouTuberiga video teha, kelle valiksid? Ma arvan, et ma valiksin kas H3 Productions ehk siis H3 või siis PewDiePie. Noh, see kõlab lollilt, aga jah, PewDiePie, kuna nagu ta ei tee gaming videosid enam nagu selles mõttes, et no, tunduvad siuksed chill tüübid, kellega on niisama mingi midagi lihtsalt teha ja lihtsalt mul üldiselt ei ole eriti suurt valikut ja ma ei tea, millest valisin nemad. Kas oled õnnelik, et alustasid YouTube'iga? Jah, vägagi, sest et ma saan nagu jagada oma elu teiega ja ma saan nagu videosid teha, mis mulle väga meeldib juba, sest et mulle meeldib editida. Jah, ma olen üldiselt õnnelik, et ma alustasin YouTube'iga. Kas sa oled õnnelik, et sa nii kaugel YouTube'is jõudnud? Kaugele siis, jah. Jah, olen küll. Ja see on, selles mõttes see on, ja aitäh muidu 1000 tellija ees, see on ka super, selles mõttes, et see jõudis nii kiiresti kohale, selles mõttes, et ma nagu ei jõudnud nagu jälgidagi, ma ei jõudnud nagu vaadatagi, siis juba oli, nii et noh, jah, selles mõttes, et aitäh. Ja ma olen väga õnnelik, et YouTube'is olen nii kaugele jõudnud. Nimeta 3 äppi, mida kasutad kõige rohkem. Esimene Messenger, teine YouTube ja 3. on vist M-Call. Noh, kui me räägime telefonist nüüd siis. Mis on YouTube'i plaanid? Plaanid on see, et lihtsalt teen storytime edasi ja vahepeal võib-olla proovin midagi uut või ma ei tea, midagi teistsugust ja ma ei tea, lihtsalt ongi teha storytime edasi kord nädalas või siis võib-olla tihemini, kui ma jõuan. Ja jah, need ongi plaanid põhiliselt. Kas sa mõtlesid mõne loo välja ka? Kui nüüd aus olla, siis ei mõelnud, sest et noh, ma ei tea, mul ei ole nagu põhjust nagu mõelda lugusid välja, sest et nagu minu mõte on YouTube'ist nagu jagada teiega enda elu ja mis mõttega ma mõtlen loo välja selleks, et seda teiega jagada. Nagu kõik lood, mis ma olen rääkinud, on 100% nagu tõesed ja täpselt see, mis juhtus. Nagu võib-olla nagu mingit asja ma olen nagu hästi natuke muutnud, et teile nagu paremini selgeks teha ja mõne detaili, ütleme, jätsin vahele või midagi, aga need on nagu nii minimaalsed, et nagu, et mõte jääb täpselt sama, noh. Kas sa oled kunagi vanamutile kuuskandiga vastu kotti visanud? Ei, aga sina oled. Ma olin väike mini story time nüüd siis, et ma olin selle tüübiga nagu õues, on ju, ja siis me lihtsalt kõndisime, on ju, 3 mina ja 2 sõpra siis. Ta viskas ühte kuuskanti, on ju, vastu maad lihtsalt, vastu asfaldit ja see tegi imelikku häält. Ja siis ta nagu võttis selle uuesti üles ja viskas ja nii edasi. Ja siis see põrkas vastu ühte vanamutti kotikest, kilekotti siis. Ja ta läks nagu ülikurjaks selle peale ja siis ta lihtsalt võttis oma kotist mingi purgi või midagi või klaaspurgi, siukse 3-liitrise ja siis ta lihtsalt viskas selle asfaldile sodiks kooliala peal, et jah, see oli siuke nagu naljakas lugu, noh, ja ma vist saan aru ka, miks ta küsis nüüd seda. Mis soeng sul on? Siuke külgedelt kiilas ja nagu niimoodi pea pealt siis noh, nad suhteliselt lühikesed ja noh, püstised siuksed juuksed, noh, lihtsalt panen keeliga niimoodi püsti ja vot, soeng. Kas oled kunagi kuskil soojal maal käinud? Ma ei tea, ma ei ole väga troopilises nagu maal käinud, aga nagu ma olen käinud kõige soojem maa, kus ma olen käinud vist on Makedoonia ja Horvaatia. Milline koeratõuk sulle kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib Siberi Husky, kuna noh, mul endal on üks esiteks ja teiseks mulle meeldib lihtsalt nende iseloom, nagu see kelgukoer ja mõte ja üleüldiselt lihtsalt nad on nagu nii ilusad loomad, noh.
kas sa tahaksid endale kuningapoad? Ma ei tea, mul ei ole otseselt vajadust selles mõttes, et mul endal on madu ja ma väga suurt madu ka ei taha ja no üldiselt ei ole vaja, nagu nad on lahedad, aga mul ei ole vaja. Kui palju see arvuti maksis? Kokku vist, noh ma ehitasin selle kokku niimoodi erinevatest kohtadest juppe nagu ostsin ja mul läks kokku vist umbes peaaegu 100 eurot. Kui palju su mikker maksis? See komplekt, mis mul on, kogu komplekt lihtsalt selle tuulekaitsega, kõik see käsi, mis hoiab seda mikrofoni, kõik see toiteallikas ja mikker ise maksis umbes kokku 60 eurot. Aga see on põhiliselt hästi soodsa hinnaga, nii et jah, kuidas sinuga nii palju asju juhtub ja kas need on kõik ka päris? Jah, need on päris lood ja ma ei tea isegi, kuidas mul need kõik juhtuvad. See on ka üks põhilistest põhjustest, miks ma nagu alustasin YouTube'i, et ma sain aru, et mul on elus väga palju juhtunud ja ma võiksin nagu teiega rääkida seda ja noh, need on loomulikult päris, ma juba ennem nagu rääkisin sellest, aga kas sulle meeldib videosid teha? Jaa, mulle meeldib küll videosid teha, nagu noh, see on hea ajaviide ja see on lihtsalt huvitav minu jaoks, nagu lihtsalt teha videosid ja editida neid ja see on kõik Q&A-ga siis, et kui teile meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita ja head aega, minu sõbrad.